ma tegelikult lugesin, no 14. Mihkel kokku. Ja, nüüd veel kokku arvutada, kes on kõige vanem ja kes on kõige noorem osavõtja. Noorem auhinna, mina saan koju ära viia. Nii, et tegelikult on nii, et kõik asi peab algama ja lõppema õigel ajal. Ja kõige tähtsam on see, et ma arvan, et väga paljude peas on olnud mingisugused mõtted ja mina ükskord võtsin kätte, et avastasin, et ma olen 36-aastane ja kui ma ainult unistan ja midagi ei tee, siis ma jõuan sinnamaale, et ühel hetkel ma ainult kahetsen, et ma ei ole midagi teinud. Ja otsustasin, et hakkan tegema nii, et mis pähe tuleb, seda teen ja kui leian kaasvõitlejaid, siis viin ellu ja kui ei leia, siis viskan prügikasti. Muuga Täikaga oli samamoodi. Mul on kodus oli hulgaliselt asju ja ma mõtlesin, et oma naabrit ma sain tunda alles siis, kui meile tuli väike Mihkel. Alles teadsin tema nime ja mõtlesin, et Muuga vajab sellist üritust nagu Muuga Täika. Ja ühel heal päeval, ma käisin linnavalitsuses ja komisjonis seda rääkimast, siis väga seda alguses päris ei usutud, et seda võiks teha, aga nüüd me võime öelda, et vaatamata väikesele küll osavõttu arvule, kehvale ilmale, võime öelda, Muuga Täika toimub. Ja mul on hea meel, et Endel astus läbi, Endel on Maardu abilinnapea ja kui abilinnapea on ikka siin ja meie on Maardu haldusalas, siis Endel peab ka kõne. Aitäh, Jüri! Ja tere hommikust kõigile Muuga elanikele, kes täna olete siia üsna vara juba kohale tulnud. Jüri Peetson on üks selline mees, kes mul siin kõrval praegu on, kes on selline noor initsiatiivikas ja ausalt öeldes ma ootasin kogu aeg, millal tuleb siit Muugalt üks selline mees, kellel on ideid ja kes tahab midagi Muuga rahva heaks teha. Selge on ju see, et Muugal hetkel siin ei ole erilisi võimalusi, ei ole ju suuri selliseid meeldivaid alasid, kus saab kokku tulla, kus saab pidusid pidada, nagu te mäletate, me tegime jaanipäeva üritus siin ka mõned aastad, aga see ei olnud kõige parem koht seal, aga hädapärast sai tehtud. Ja kui tuli Jüri Peetson linnavalitsusse oma ettepanekuga, siis minul oli ausalt öeldes küll kindel usk, et sellest Täikast me pihta hakkame, seda on kõige lihtsam nagu teha, ta ei võta esialgu väga palju ruumi. Ja täna hetkel oleme siis jõudnud sinnamaale, et see üritus on meil algamas. Ilmaga ei ole jah tõepoolest väga vedanud, aga ega see ilm ei ole ka nüüd kõige tähtsam, sest praegu tundub, et päris niisugust lausvihmasadu ei ole ja võib-olla jääb ka see tibutamine järgi. Ja teine üritus, mis Jüri ideedest võib-olla saab ka teoks, on see, et see on niisugune lihtsam variant, et teeme ühe sellise piduliku esimese advendi avamise. See on küll talve peale jääv üritus, aga see on ka niisugune, mida ma arvan, me võiks teha, mis on päris niisugune meeldiv talve algusüritus. Aga mis puudutab nüüd veel seda jaanipäeva, mis me oleme siin pidanud, siis siin on omad probleemid tekkinud sellega, et rahalisest raskust on tekkinud. Et kas me suudame seda see aasta siin Maardus läbi viia, tähendab linnas, kus me kogu aeg oleme teinud, seal me teeme, tähendab Muugal ma mõtlesin. Et kas me Muugal saame seda teha, on praegu väike küsimärk, aga kes teab, kui Jüril on jälle sellist head initsiatiivi ja meie käest raha palju ei küsi, siis äkki teeme ka selle jaanipäeva ära. Nii et ma tänan teid kõiki, kes te olete tulnud täna siia ja loodan, et rahvas tuleb juurde ja sellega kuulutame Muuga Täika avatuks. Nii ta on, et Muuga Täika on avatud, muusika mängib. Ma räägin ka programmist, et ma loodan, et inimesi tuleb rohkem, et läbi mikrofoni me väga palju rääkima ei pea, me saame suhelda omavahel. Alustame siis, ma mõtlesin, et kuidas suhtlemist alustada. Et kõigepealt öeldakse nimi ja siis ütled, kus tänavalt sa oled. Sellepärast vähe sellest, et siis saad teada, mis on inimese nimi ja siis saad teada ka, missuguseid tänavaid Muugal on. Sest et vaevalt, et me oma sektorist väljast väga palju tänavaid teame. Ja siis ongi nii, et Muuga Täika on avatud.